Hello, how are you doing? Tere hommikust! Tänane video on vlog ja te ei osanud arvata, et siin kanalil te vloge näete, aga võib-olla aeg-ajalt mul tekib tahtmine teha natukene teise nurga alt mingeid vloge, kui me Marti Pulsina kanalil teeme. Seega, welcome to my vlog. Väga veider on seda üksinda teha. On ju, Marti? Ära filmi mu poole, ma olen trussikutes. I'm sorry. Täna on mul selline vahva päev, kus ma lähen trenni. Mul on eratreeneriga tund ja üleüldse enne kui Võiran Tallinn siis tegelikult siia saabub. Nimelt, kes veel ei tea, ma jooksen 5 kilomeetrit, mis on täiesti insane minu jaoks. Mitte tavainimese jaoks, aga minu jaoks, kes ei ole väga sportlik ja kes sai alla jooksma nagu hakata mõni nädal tagasi. Ma valmistun hetkel selleks ette ja kuna mul täna trenn on ja paljud on küsinud üleüldse minu trenni kohta, siis ma mõtlesin, et ma teen eraldi video siis nii-öelda minu päevast, näitan, mida ma söön. Ma võtan teid endaga trenni kaasa, et näidata täpselt mida, kui palju ja rääkida juurde täpselt, mida ma teen. Aga kuna mul on reaalselt tunni aja pärast trenn, siis I need to get some breakfast. Breakfast time! Mina teen täna putru, aga samas üldjuhul, kui me Martiga sööme, siis mina söön oma mingeid asju, nagu ma sööngi putru või midagi, aga Martile ma tihtipeale teen siis kas praemuna või omlette või selliseid asju, kuna mina olen vegan, aga Marti ei ole seega. See, et mina vegan olen, ei tähendab, et tema peab kogu aeg vegan toitu sööma, nii et meil on alati kala ja muna on meil kodus olemas, mida siis nagu Marti sööb. Need on need kaarahelbed, mida ma hommikuti söön sellepärast, et mulle meeldib, et nad on jumbo ja ma kasutan oat milki. Mustikad. Pigem ikka kuhjaga. Asi, millest ma natukene rääkida tahaksin, on ka see, et paljud ei tea või nagu arvad, et kui mul on see seljaoperatsioon olnud, on ju, nüüd mul on seljaop tehtud pea 2 aastat tagasi, et nüüd mul peaks olema eriti hea lihtne trenni teha ja mul peaks kõik okei olema. Aga millest ma vist väga kusagil rääkinud ei ole, miks ma eriti ettevaatlik olen kõikide jooksmiste ja kõikide asjadega. Mida sa tahad? On tegelikult ka see, et lisaks sellele, et mul see seljadisk sealt alt välja tuli, on mul skolioos, mul diskid kuluvad ja samuti mul on ülevalt ka selgkõver, mistõttu ma istun küürus sellega. Seega mul on eriti oluline, et kui ma teen trenni, ma teeksin seda niimoodi, et ma jälgin hästi hoolega, mida ma teen ja et ma oleksin väga, ütleme nii, turvaline kogu selle asjaga. Ja seetõttu mul on ülimalt hea meel, et mul on hästi tore eratreener. Ta luges kõik mul arstipaberid ja kõik asjad läbi. Aga nüüd, breakfast time. Väga hea söök on. Sa ei saa. Ei saa. Mul on siin tagatool, sellepärast ta on siin juures. Lähme trenni. Soojendus on kusagil, kui kaua? 5 minutit. Nothing special. Mis suutmisest ikka näitad? Parem nii kinni. Davai. Keskendu meie kerele. Juba väga palanud. Üks asi, mida ma enne teha ei saanud, enne kui ma hakkasin Martiga telli, oli see, vaata, kas sul oma varmeid puudutada. Ma ei saa, see on minu jaoks nagu nii kaugel maa. See on nii väike saavutus, aga see on nii oluline, et ma enne mul oli niimoodi. Mul olid siit lihased, et kõik lühenenud, ma ei saanud seda enne nagu üldse teha. 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Iga trenn on nagu uus üllatus. Astume üles, tõstame varbale, saame alla, astume ta. Kuidas selle selga saame endale? See meenutab mulle veitsa koolis käimist. Selle raske seljakott ja ma tegin niimoodi kogu aeg iga päev tead. Mine pekki. Tasakaalu hoidmine sellega. No kuidas kommenteerida olukorda? Oh my gosh. Kuna me lähme jooksma, siis me teeme jookseme kätega, kuidas Editing Liine tuleb hetkel siia töö juurde korra. Ma tean, ma olen uues rõdul, sest et siin on kõige parem valgus ja vihma saab, aga see selleks. Meie trenn on reaalselt nii pikk, et kui ma näitaks teile uuesti iga harjutuse selgitust, siis see võtaks nii pikalt aega. Seega, paneme nüüd muusika taha ja lihtsalt näitame, mis erinevaid harjutusi kõik ma trenni vältel tegema pidin. Esimene blokk on läbi. Mina olen ka läbi. Esimene. Mis asi? Blokk on läbi. Mina olen ka läbi. Aga meil on mingi 3 blokki veel. Vähemalt 3 blokki veel. Nii.
teist läks? Minul läks väga hästi. Ma ei tea, kus sul läks. Mul läks ka väga hästi. Vahva, nüüd me peame kõik kirja panema. Sest et nagu iga treeni lõpus, ega mul need meelde ei jää. Nii et me peame kõik järjest lihtsalt kirja panema ja siis mul jääb paremini meelde kõik kogu see asi. Äkale, alla, taha, aste, pööralt, küljelt, küljele, tanne. Ütle üks soovitus, miks noored peaksid tulema just Viiran Tallinna jooksule. Ta tuleb ka minuga, by the way. Vaata kui tore. Ma ei tea, kui õnnelik ta Sest Liina jookseb seal ja sellepärast juba peab minema. Aga teiseks, jooksmine on ülihea tegevus, mida peaks tegema. Liikumine on väga tähtis ja jooksmine on üks kõige lihtsam viise, kuidas liikuda põhimõtteliselt. Aga selle võtad rolleri, sellega saad ka liikuda? See ei ole päris see. That's not it. Seal ongi see vahe, et üks on elektrimootor ja teine on kondimootor. Kuna mul on nii tore ära treener, siis ma palusin, et ta tuleks muga jooksma kaasa. Ja ta oli nõus, ma ei tea, kui õnnelik ta selle üle on, aga ta tuleb kaasa. Ma tahan ka seal joosta, muidu ma ei saa üldse joosta. On ju? Muidu ma jooksin üksinda kogu. Fun fact, Liina käskis siis mul ka jooksma tulla seda asja kaasa, nii et igati pidi, meil mõlemal on otseselt. Meil on ühtne tiim, Me läheme kõik kolmeksi jooksma või? Oh yeah! Igal juhul, Liinal on jumala, Liina on õnnelik ja meil kahel on treener läbi ja nüüd hanger. Lõpuks ometi kodus, kõik tore, vahva, hea on olla. Nüüd on aeg lõunasöögiks, sest et mul on kõht täiega tühi. Mul on muidu külmkapis ka mingeid asju, aga meil vist tuleb mingi toidu delivery nagu kingitusena. Seega, eks näis, saame seda täna süüa. Nüüd on söömisaeg ja me saime Bolt Foodilt siis, mida sa teed? Ja Bolt Food oli siis nii tore, et nad tegid meile lõuna välja. See ei ole sponsoreeritud Bolt Foodi poolt, please don't get confused, aga lihtsalt ma näitan, mida ma söön. Seega, ma olen aus teiega. Siin on sees Peeti. Need on kõik vegan. Vegananant. Vegananant. Yes, vaatake. Sorry, ma juba tahtsin, rikkusin su ilusa. Vaat seal on enam Mart. Hakkame sööma ja siis ma tulen hiljem teie juurde tagasi, sest et mul on kõht aega tühi pärast treeni. Mart mängib hetkel LOL-i in the background, League of Legendsit siis. Me lõpuks lõpetasime nüüd sushi söömise ja tegelikult me tegime pikalt siin tööd, kell on kusagil 5 paiku hetkel. Ja ma sättin valmis ennast nüüd kell 5 õhtul, sellepärast et täna on tohutult ilus ilm ja ma tahan katsetada uute meigasjadega, mis Martin mulle just kinkis. Millest ma kohe räägin natuke lähemalt. Mõtlesime minna pilte tegema. Seega, haaran teid endaga kaasa, aga kiirelt. Ma räägin, mida ma täna kasutan ja miks ma just täna tahan valmis sättida, sest et ma olen väga elevil jälle. Esiteks, vahva asi. Ma lõnkisin enda juuksed maha. Ma tean, ma alles eelmine video. Rääkisin siis täpsemalt tegelikult Jeffree Stari paletist. Mul on uus Jeffree Stari palett. Planeerisin seda osta, aga Mart oli nii armas, et ta tegi mulle järjekordse üllatuse. Ma ei saa aru, miks ja kuidas. Kas ma olen väga tore tüdruksõber olnud või mis värk on? Ma ei hakka filmima seda protsessi tegelikult. Paljud teist küsisid ja saatsid mulle DM-i, et palun ikkagi ütle, kuidas need asjad päriselt on ja ma tahaks ikkagi teada, seega ma teen kiire review lihtsalt selle video keskel siin. Ja siis ma sain need pisikesed vahvad pintslid ka. Ja ma tulen tagasi, kui ma olen endal lõpuks meigi ära teinud. Ma sain nüüd meigiga lõpuks ühele poole. Vabandan väga selle valguse eest siin hetkel. Kõik asjad lendavad. Marti Aalik on roolis. Aga näete, kui vaatagi siuke tuli välja. Tada! See selleks. I approve palett on väga hea. Mida muud ma oskasime oodata? Ei tea. Aga nüüd me lähme klõpsame mõned vahvad pildid ja seejärel ma räägin teiega natuke pikemalt kõigest lähemalt. Ma olen nüüd jõudnud lõpuks siia, kus me Martiga siis pilte hakkame klõpsima, aga ma mõtlesin, et veidi mõnusam on võib-olla siin rääkida, kui selles samas lokatsioonis, kus ma kogu aeg olen kodus. Ehk siis räägime teiega nüüd lõpuks pikemalt. Trenni tegemine üleüldiselt. Mina hetkel teen trenni ja liigutan ennast siis põhimõtteliselt iga päev. See tähendab seda, et kas ma siis 2 päeva jooksen ja 1 päev olen siis jõusaalis või 2 päeva olen jõusaalis ja 1 päev jooksen. Igatahes see vaheldub, kuidas ma vastavalt tunnen, et mu kehal vaja on, aga enne siis Viiran Tallinnat ma olen rohkem jooksnud. Eratreeneriga ma saan kokku kusagil iga 2-3 nädala tagant ja siis me vaatame uuesti kava üle, mis mulle meeldis, teeme raskemaks ja kõike muud. Ehk siis, kui ma tunnen, et mul hakkab väga hästi minema, siis oodake, kuni ma Martiniga kokku sain ja ma tunnen, et ma suren jälle. Nii et see ei ole väga nagu midagi sellist, et mul läheb aina paremaks järjest. Tegelikult läheb küll, ei ole üldse nii hullu. Ja trennis on meil siis praegu 5 plokki vähemalt ja igas plokis on 2 harjutust ja me teeme seda 3 korda.
ma loodan, et see oli loogiline aga igat plokki me teeme siis 3 korda läbi. Meil ei ole sellist asja, et me teeme nagu meil on jalapäev ja kõike muud, vaid me teeme alati niimoodi, et me saaks kõik lihasgrupid, ütleme nii siis kenasti tööd. Ma ei pingutaks liiga palju näiteks jalgu üle ja ma jaksaksin ikkagi korralikult neid harjutusi teha enne Viiran Tallinnat, sest tegelikult on see, et me oleme teinud hästi palju neid jooksupõhilisi harjutusi, nagu kas või need trepilastmed, et ma pean nende keha ikkagi üles ehitama tugevaks, et ma jaksaksin joosta ja et ma ei teeks enda rohkem viga läbi jooksmise. Martin on ülitore ja ta on hästi motiveeriv ja kuna mul on selline olukord oma seljaga ja lisaks kõigele mul on astma, ehk siis jooksmine on ka päris keeruline. Vahepeal eriti Eesti ilmastikus, kus on udu ja kõike muud, siis mul on tore, et ta on hästi motiveeriv, hästi toetav ja aitab mul leida just kõik need toredad treeningvõimalused, mis mulle endale kõige parem on. Toitumine. Sellest ma tahaksin ka rääkida, kuna ma olen natukene näidanud, mida ma täna olen siin söönud ja toitumine on selline, et üldjoones ma ikkagi rämpsu ei söö. Ma armastan kartulikrõpse ja kõike muid, aga ma praegu olen hoidunud nendest. Ma toitun ikkagi fairly tervislikult. Ainuke asi, millega ma vahepealt patustan, on Coca-Cola. Don't hate me, please. Aga see on nagu selline asi, mida ma vahepeal võib-olla nagu niimoodi korra võtan. Aga mitte väga tihti, aga see on mul tõsine armastus ja Coca-Cola on alati ja jääb. Samas ma tahtsin öelda, et ma ei ole mitte mingil dieedil, ma ei tea, palju ma kaalun. Ma ei taha ka teada, palju ma kaalun, sest et see tegelikult ei ütle mulle väga midagi. Minul ütleb see, et ma tunneksin ennast hästi, ma tunnen ennast tervislikult, ma tunnen ennast tugevana ja mu kere peab päriselt vastu niimoodi, et mu selg ei valuta ja ma tunnen, et ma saan päriselt teha igapäevategevusi, ma saan pikka aega seista kontserdil, ma saan esineda ja see on minu jaoks kõige olulisem läbi selle, et miks ma ka seda trenni tegelikult teen niimoodi. Vabandust, kui ma olen väga palju ümberringi vaadanud, siin on väga palju rahvast ja siis mul on selline, et ma nagu jälgin kõike. Teine asi kindlasti on see, et miks ma võtsin vastu otsuse siis joosta ka Viiran Tallinnal ja see oli lihtsalt väga hea challenge, ütleme nii, challenge minu jaoks. Sellepärast, et ma tundsin, et mul oli küll eesmärk enda keha tugevaks saada, aga ma olin seda juba praegu paar kuud teinud ja ma tundsin, et mul on vaja veel mingit eesmärki, mille poole püüelda. Mis puudutab üldse motivatsiooni ja kõike sellist, siis ma leian, et mul peab olema mingi eesmärk, mille poole püüelda. Et mitte, et see oleks nüüd, et ma tahan nii palju kaaluda või seda, vaid mul peab olema mingi eesmärk, et ma jooksen 5 kilomeetrit ja kõik vaatavad seda. või selles mõttes kõik, et nagu seda teeb nii palju teisi noori koos minuga, kes on kindlasti väga palju kiiremad ja ma tegelikult ei tohiks üldse põdeda sellepärast, et miks ma nagu nii suuresti seda jooksu asja teen, aga nagu ma ikkagi põen, et nagu ma tean, et ma jään viimaseks, aga ma kasvõi jalutan selle maha, kui ma lõpuks ära väsin või mul tuleb mingi astmahoog või mida iganes. Sest et ma olen vähemalt selle läbi teinud ja ma olen uhke enda üle ja see on minu arust kõige olulisem, et ma ei lähe sinna mingit tulemust taga ajama. Ei, ma ei lähe võitma, osavõtt on tähtis ja see, et ma olen päriselt selle 5 kilomeetrit läbinud. See on kõige tähtsam, sellepärast, et jooksma ma sain hakata alles päris aus olles kusagil 2 nädalat tagasi, sest et ma senikaua lihtsalt ehitasin enda füüsist üles ja seda ma ei saanud ka väga nagu suuresti teha, vaid ma pidin seda ikkagi rahulikult alustama, ma ei saanud kohe nagu mingi nii, nüüd ma jooksen järjest 5 kilomeetrit ja mul on väga hea tulemus, see ei käi niimoodi. Need on, ma arvan, sellised enam-vähem põhiasjad, millest ma kindlasti rääkida tahtsin ja põhiline asi, mis ma tegelikult, miks ma ka seda videot tahtsin teile jagada, on ka see, et kui tal on mingi terviseprobleem või kui tal on mingi vigastus, kas olnud või praegu on, siis tegelikult see ei tohiks takistada sind trenni tegemast või liigutamast, sest et nii oluline on liigutada, et sa tunneksid ennast hästi, et sa ei passi paigale, sa ei lase sellel asjal enda üle nii-öelda võimust võtta, sest et mina olin kindlasti mingi hetk, et okei, ma ei tea, kas ma ikka tohin seda teha, ma ei julge seda teha, ma ei tea, kas ma saan hakkama, ma ei oska seda üksinda teha, ma ei ole kunagi saanud teha kõhulihaseid, näiteks normaalsed kõhulihaseid, sest mul lööb niuke valu lihtsalt selga tänu skolioosile ja kõikidele seljaprobleemidele, mida ma ei teadnud, et mul see hetk on. Seega ülimalt oluline lihtsalt mitte alla anda ja leida abi ja küsida inimeste käest ja sa saad hakkama, kõik me saame hakkama. Nii et see on selline asi, mis ma väike tahan lihtsalt ikkagi teile jagada ja inspireerida teid. Aga see selleks, me läheme nüüd pilte tegema Martiga ja nüüd ma näitan teile ka veel, mis ma täna õhtusöögiks sõin, sest et see on üks meie lemmikuid toite Martiga, eriti Marti lemmiktoit. Yes, lähme nüüd koju süüa tegema. Pildid saime tehtud, oleme lõpuks kodus ja nüüd ma hakkan süüa tegema, aga ma otsustasin, et ma reaalselt ei jaksa seda hetkel filmida, aga mis ma teen on see, et ma keedan kartulit ja ma pürestan selle ära. That's about it, nii lihtne see ongi ja ma panen natuke brokolit ja sparglit, ahju ja muud sellist rohelist. Nii et see ei ole väga midagi erilist, ma lihtsalt siia vahva pildikese siia kõrvale, kuidas see välja tuli. See on meie selline lemmiktoit, siis Martin lihtsalt armastab kartuliputru. Ma ei ole mingi hullult hea superkokk, aga samas mulle tohutult meeldib seda teha, nii et selline oli siis minu selline päev, kuidas ma valmistusin ette Viiran Tallinnaks ja ma loodan, et see video natukenegi inspireeris sind trenni tegema, rohkem liigutama ja ma loodan, et me näeme juba sinuga, kes sa seda vaatad seal Viiran Tallinnal ja see on siis 6. september ja ma loodan, et me saame seal näha. Yes, kus ma selle video nüüd lõpetan?
how do I do this? Tšau! So I sing like this, no sound on the stereo. And I lose myself, there's only here and now. Tulge Mirran Tallinnale.